Olete ilmselt kuulnud, et Euroopa kehtestab Hiina elektriautodele tollimakse, et kaitsta miljoneid töökohti odavate importide laine eest. Aga mis siis, kui see teeb hoopis vastupidist? Mis siis, kui need tollimaksud polegi kaitse? Mis siis, kui see on aeglane majanduslik lõks, mis muudab sellised hiiglased nagu Volkswagen ja BMW zombitootjateks, andes samal ajal Hiinale kontrolli Euroopa digitaalse ja tööstusliku tuleviku üle? Kõige murettekitavam on see, võib-olla on juba liiga hilja. 2025. aasta seisuga töötab Euroopa autotööstuses umbes 13,8 miljonit inimest. Ainult Saksamaal on neist töökohtadest üle 700 000, muutes autotööstuse kogu riigi üheks tugisambaks. Volkswagen, Mercedes-Benz ja BMW, need on ikoonilised nimed, mis määratlevad autotööstust ning sellise brändijõu ülesehitamine pole odav. Ainult, et nüüd on tekkinud uus nimi, mis ohustab autotööstust. 2025 aastal kaotas Saksamaa autotööstus üle 51 000 töökoha. See on umbes 7% kogu tööjõust, mis kadus ühe aastaga. See oli otsene löök ühele riigi tähtsaimale tööstusharule. Ja paljude jaoks on süüdlane selge. Tutvuge BYD Dolphini nimelise väikese pistikhübriidiga, mis on vaikselt hakanud ilmuma turgudele üle Euroopa. See on suunatud just nendele ostjatele, kelle ümber enamik Saksa autotootjaid on kogu oma süsteemi üles ehitanud. Igapäevased autojuhid, kes otsivad midagi taskukohast, ökonoomset ja kaasaegset ning selle hind on vaid 26 000 kuni 28 000 dollarit. See on odav ja turgu raputav. See on üks esimesi massiturumudeleid, mille BYD on spetsiaalselt Hiinast väljapoole globaalseks laienemiseks loonud. Juhtide jaoks nähti seda kui päästet. Autotootjate jaoks oli see oht. 2024 aastal järgnes USA-le ja kehtestas Hiina elektriautodele tollimaksud vahemikus 17% kuni 38%. Üllatuslikult häänetas Saksamaa kesk-vasakpoolne valitsus selle ettepaneku vastu, peamiselt seetõttu, et nende enda autotööstus kartis majanduslikku vastulööki. See oli järjekordne samm kasvavas mustris. Tööstusriigid keeravad üksteisele vinti peale, igaüks püüab teist aeglustada, kuid turg ei aeglustunud. Elektriautode nõudlus Saksamaal kasvas ikkagi edasi ja suurimaks võitjaks oli Hiina ja just siin hakkavad asjad segaseks minema. Sest kui need tollimaksud on mõeldud Saksamaa autoturu kaitsmiseks, siis miks mõned suurimad tegevjuhid autotööstuses nüüd hoiatavad, et Euroopa Liit tõmbuks tagasi? Ola Šelinus, Mercedes-Benzi tegevjuht, on olnud ettevõtte moderniseerimise esirinnas ja osa sellest on olnud üleminek elektriautodele. Ta on juba ammu olnud hübriid- ja täiselektriliste mudelite tugev pooldaja, nii et pärast ametisse asumist juhtis ta 12 miljardi dollari suurust investeeringut akutoitel sõidukitesse. Šelinus ei näi Hiina tohuna, vaid pigem partnerina. Šelinus võeti 2024 aastal ametlikule Saksamaa riigivisiidile Hiinasse kaasa. Seda peeti avalduseks, et Saksamaa on avatud koostööle Hiina ettevõtetega uutes autotööstuse algatustes. Ja kuigi tema on selle algatuse kõige häälekam eestkõneleja, pole ta sugugi üksi. Volkswageni ja BMW juhatused on mõlemad olnud tugevalt vastu kõigile kavandatavatele tollimaksudele ning ettevõtted saadavad sageli kaubandussaadikuid Hiinasse. Aga see pole poliitika, see on kasum. Kuigi Saksa autotootjad konkureerivad otseselt Hiina tootjatega, on need kaks riiki majanduslikult tihedalt seotud, palju rohkem kui inimesed arvavad. Saksa autotootjad saavad traditsiooniliselt üle 30% oma kasumist Hiina turult, kus lääneautod on endiselt kõrgklassi seas endiselt väga ihaldatud. Hiina majandussüsteemi liberaliseerimine viimastel aastakümnetel on muutnud riigi majanduslikuks suurvõimuks. Öeldakse, et kui Hiina emastab, siis kogu Saksamaa taksindeks jääb haigeks. Nii et ettevõtete jaoks, nagu Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz, ei ole Hiina lihtsalt üks turg. See on üks nende suurimaid kasumiallikaid. Aga samas on nad ka selle pantvangis. Ja see tekitab tõsise küsimuse. Kui Euroopa autotootjad on selles suhtes nii sõltuvad, siis kuidas suudavad Hiina elektriautod ikkagi neid hinnaga nii agressiivselt üle trumbata? UBS investeerimispank on üks juhtivaid allikaid finants- ja tööstusanalüüsi valdkonnas. Ettevõtte lahtivõtmiste seeria uuris BYD rahandust vahetult pärast seda, kui Hiina ettevõte sisenes Euroopa turule. Alates 2020 aastast on Hiina kujunenud üheks suurimaks kasusaajaks ülemaailmsest majanduslikust ümberkorraldusest. Riik on muutunud autode netoimpordijast maailmas suurimaks ekspordijaks. BYD Atto 3, nende esimene laialdaselt eksporditud mudel, oli piisav, et kogu autoturu pea peale pöörata ja selle kõige taga oliks väike saladus. 2023 aastal oli Hiina elektrisõidukitel juba 25% suurune kulueelis paljude oma traditsiooniliste konkurentide ees. Iga kord, kui ettevõte tuleb turule suure kulueelisega, raputab see kogu valdkonda, kui nad suudavad seda hoida. Uutel ettevõtetel on tavaline alustada kahjumit toovate toodetega. Nad suruvad agressiivset hindu alla, et kliente ligi meelitada ning hiljem kas tõstavad hindu või kaotavad raha, seni kuni nad ei suuda seda enam jätkata. Ja sellega kaasneb tavaliselt mingi konks. Sest kui hinnad tõusevad, kaovad esimesed ostjate lained ära.
Kuid BYD puhul ei paista see muster samamoodi toimivat. Kõik sõltub sellest, kas sul on õiged pusletükid olemas. BMW, Mercedes ja Volkswagen võivad küll olla Saksa kaubamärgid, kuid tänapäeval on peaaegu kõik üleilmne protsess. Alates toorterasest, millest autod valmistatakse, kuni arvutikiipide ja keeruka armatuurlauasüsteemini välja, autot ei ehitata ühes kohas. Autotehased panevad tõenäolisemalt kokku eelvalmistatud osi, mis on toodud kohale üle kogu maailma. Hiina on juba aastaid pakkunud odavat alternatiivi tootmiseks, andes sellele selge rolli peaaegu igas maailma majanduses. Ja enamikul autotootjatest toodetakse vaid umbes 30% osadest ettevõttesiseselt. BYD mängib aga hoopis teistsugust mängu. Selle asemel, et suurem osa oma tarneahelast allhankijatele anda, toodab BYD umbes 75% oma komponentidest ise, tänu Hiina hästi välja kujunenud tööstussektoritele. Sellel on palju eeliseid. See aitab hoida kulud madalad, kuna puuduvad imporditasud ja transpordikulud. See on võrreldav sellega, kui osta välismaalt eelnevalt kokku pandud Lego komplekt ja omada ise Lego tehast. See annab Hiina elektrisõidukitele tootmiskulude ja kiiruseelise, mida on raske tasa teha. Nad saavad need säästud otse kliendile edasi anda. Ja see annab neile palju raha, mida kasutada. 2023 aastal suutis ettevõtte suurendada oma teadus- ja arendustegevuse kulutusi 97% võrra. See mängis võtmerolli Dolphini väljatöötamisel, mis on veelgi taskukohasem mudel, mille eesmärk on viia nende bränd üle maailma. Ettevõtte aktsia hind hakkas kiiresti tõusma ja tõuseb jätkuvalt ka täna. Kuid lääneriikide turgudel püsivad tollimaksude ja poliitilise surve tõttu küsimused selle tuleviku kohta. Siiski ei aeglusta see neid. BYDL on suuremad plaanid ja Euroopa on kindlalt nende sihikule võetud. BYDL on plaan, mis ulatub palju kaugemale autodest. Kõik taandub ühe mehe visioonile. Wang Chuanfu, BYD asutaja. Erinevalt paljudest traditsioonilistest autotootjatest ulatub BYD ajalugu vaid aastasse 1995. Sellel pole välja kujunenud kvaliteedimainet, millele toetuda. Tegelikult alustas see mobiiltelefonide akude ettevõttena ja sisenes autoturule alles 2003. aastal. Nüüd püüab see kaotatud aega tasa teha. Chuanfu on oma ettevõtte loomisest saadik püüdnud ligi meelitada maailma mõjukaimaid investoreid, saades 2008. aastal Warren Buffetti käest $230 miljoni suuruse investeeringu. Ta sai kiiresti miljardäriks, mis võimaldas tal rajada tee Hiina autoturu liidriks saamiseks. Ettevõte suutis üle elada Hiina valitsuse elektrisõidukite toetuste vähendamise, kuid Chuanfu suurim uuendus võib toimuda kõigi silme all. Praegu on BYD otsustavusele jõuliselt Euroopa turule siseneda suurimaks takistuseks logistika. Euroopal on oma tugev autoturg ja isegi ilma tollimaksudeta on suurte masinate teise mandrile transportimise kulu igale suurele ettevõttele komistuskiviks. Selleks, et tõeliselt Euroopa autoturgu vallutada, peab BYD lahendama oma tarne- ja tootmisprobleemid. Võib-olla on BYD leidnud viisi, kuidas seda teha, kasutades ära Euroopa allakäiku ja see võib toimuda kõigi silme all. 2026 aastal tuli avalikuks, et BYD pidas läbirääkimisi mitmete tootmistehaste ostmiseks, mida ei kasutatud eriti aktiivselt. Kuigi Saksamaa kolme suure autotootja seis on endiselt hea, on paljud teised Euroopa autotootjad raskustesse sattunud. BYD võtaks need tehased üle ja siis saaksid nad ootamatult tuua oma konveierliinil põhineva, masstootmisele orienteeritud tootmisstiili Euroopa mandrile. Neile, kes soovisid Hiina autosid, muutuksid need kättesaadavamaks kui kunagi varem. Neile, kes ei soovinud, nemad ei pruugi sellest teadagi. Tehase ülevõtmine on vaid üks osa BYD plaanist. Teine osa on uinuvate kaubamärkide omandamine, nende autode ümberkujundamine ja uue Euroopa autode seeria loomine, mille keskmes on Hiina tehnoloogia, raha ja disain. Seda on juba tehtud Itaalia ettevõtetega nagu DR Automobiles, kasutades väljasurnud Itaalia automarke nagu Itaalia, et anda Hiina brändide autodele, mis läänes on vähem tuntud, uus nimi. Neid on hakatud kutsuma zombibrändideks. See on mudel, mis koos BYD madalate kulude ja laia populaarsusega võib autotööstusele saatuslikuks saada. Miks siis autotööstus nii ei käitu? Miks tundub, et ainult Euroopa regulaatorid paanitsevad? Volkswageni kõige populaarsem elektrimudel on ID4 ning see on kurikuulus oma keerulise tarkvarasüsteemi ja selle poolest, kui kaua läheb aega, et midagi parandada, kui midagi valesti läheb. Meil kõigil on olnud see hetk, kui mobiiltelefon või arvuti nõuab tarkvarauuendust kõige ebamugavamal ajal. Autod, mis teevad sama, võivad põhjustada veelgi suuremat tüli. Kasutajad kurdavad sageli, et tarkvaravigade parandused võtavad kuude kaupa aega ning mõnikord tuleb auto töökorda saamiseks isegi esindusse minna. Seetõttu püüab BYD olla mitte ainult odavam, vaid ka kiirem. BYD võis olla üks esimesi suuri Hiina elektriautode tootjaid, kuid ta ei jäänud kauaks üksi. Sellised ettevõtted nagu NIO järgnesid kiiresti, sihites turu kõrgemat segmenti maasturite ja premium elektriautodega, mis olid siiski odavamad kui paljud lääne konkurendid.
Kuid tõeline eelis oli tarkvaras. Hiina elektriautode ettevõtted ehitasid oma autosid pigem nagu tehnoloogiatooted, mitte nagu traditsioonilised autod. Tarkvara, akud ja kasutajakogemus olid algusest peale loodud koos toimima. Seda on kirjeldatud nii, et Volkswageni uuenduse saamiseks tuleb oodata kirja posti teel, samal ajal kui Hiina auto puhul piisab nutitelefoni värskenduse klõpsamisest. Sest hoolimata sellest, et autod tulevad tootmisliinidelt, mõtlevad need ettevõtted üha enam esmalt nagu tarkvarafirmad ja alles seejärel nagu autotootjad. See on üks suurimaid eeliseid, mis Hiinal praegu oma lääne konkurentide ees on. Sajandivanuseid autotootjaid, kes on aastakümneid tööstust valitsenud, tuli internetiajastusse tirida vastu tahtmist ja suure kisaga. Neid ei loodud tarkvarakeskseks maailmaks ja pikka aega polnud ka paljud nende kliendid selleks valmis. Vastupidiselt, sellele loodi BYD ja selle Hiina konkurendid 1995 aastal, kui tarkvara ja internetitehnoloogia olid juba igapäevaelu lahutamatu osa. Nende tarkvara on loodud auto jaoks, valmis sujuvalt uuendusteks just siis, kui sa tööle sõidad. Aga miks täpselt vajab üks linnasõiduauto nii arenenud tehnoloogiat? Kõige dramaatilisemaks näiteks sellest, kui kaugel Hiina tarkvara teistest ees on, peame vaatama üht kõige luksuslikumat autot turul. Xiaomi SU7 Max Sedan suudab kiirendada 0-100 km/h tunnis vaid 2,78 sekundiga tänu oma kahemootorilisele süsteemile. See on selline jõudlus, mida kunagi seostati liidsete Euroopa spordiautode brändidega, kuid inimeste tähelepanu ei köitnud mitte see, mis kapoti all oli. Auto on varustatud täiustatud anduritega, sealhulgas 128-joonelise LiDAR-süsteemiga. Ühendatult valgusdetekteerimine ja kauguse mõõtmine kasutab see tehnoloogia pulseerivaid laasereid, et kaardistada auto ümbrust reaalajas, aidates sõidukile äärmise täpsusega analüüsida liiklust, takistusi ja teeolusid. Mis tõesti silma paistis, oli selle taga olev tohutu jõud. Sõidukil on 11 kõrglahutusega kaamerat, mis edastavad pilti 2 Nvidia Drive-Orin kiibi kaudu, mis suudavad töödelda 508 triljonit operatsiooni sekundis. See pole lihtsalt võimas tehnoloogia auto jaoks. See on võimas tehnoloogia kõige jaoks. Igal Xiaomi SU7 Maxil on rohkem töötlemisvõimsust kui 500 Tomahawk raketi juhtimisarvutitel kokku. See on nutikas tehnoloogia, mis on maskeeritud autoks. Iga selline auto, mis riiki tuuakse, on sisuliselt ülikiire ja ülitark arvuti, mis jagab teid sadade tuhandete vanemate mudelitega. See on viinud uue põlvkonna autodeni, tarkvarapõhiste sõidukiteni. Neid autosid ei kujundatud nagu traditsioonilisi sõidukeid, kuhu tarkvara hiljem lisati. Neid ehitati algusest peale tarkvara ümber. Paljudes uusimates mudelites on tehisintellektisüsteemid sõidukogemuse keskmes, juhtides kõike, alates navigeerimisest ja turvaelementidest, kuni aku optimeerimise ja autonoomsete juhiabifunktsioonideni. Riistvara on oluline, kuid üha enam on tarkvara see, mis on toode. See muudab kogu tootmismudelit. Selle asemel, et tehas oleks ettevõtte süda, saab sellest hoopis lõplik kokkupaneku koht palju suuremas tehnoloogia ökosüsteemis. Ja Hiinas saab sellest lähenemisest kiiresti autotööstuse tulevikustandard. Aga miks vajab tsiviilsõiduk rohkem töötlemisvõimsust kui sõjaväetehnika, kui kõik, mida ta teeb, on sõita toidupoodi? Alguses tundus Hiina turu sisenemine Euroopa autoturule üsna lihtne. Euroopa autotootjad valmistasid kalleid vanakooli autosid, mis ei sobinud tänapäeva klientide maitse ega eelarvega. Uus täiskasvanute põlvkond ei tulnud mitte ainult vaevu ots otsaga kokku, vaid oli ka väga keskkonnateadlik ega tahtnud tõenäoliselt osta kütust neelavat autot. Hiina stiilsed masstüüdetud elektriautod tundusid turule loomuliku valikuna ning nõudlus nende järele on juba tõestatud, kuid need numbrid ei klapi enam päris hästi. Hiina on juba kanda kinnitanud Euroopa autoturul tänu ulatuslikule kaubandusele mõlema poole vahel. Äkitselt hakati seda nägema probleemina, nii nagu seda polnud varem nähtud. Euroopa valitsused ei muretsenud ainult turuosa kaotamise pärast, nad kartsid kaotada täielikult kontrolli ühe oma tähtsaima tööstusharu üle. See hirm sundis neid kehtestama Hiina elektriautodele tollimakse. See samm ei ähvardanud ainult autoturgu segi paisata, vaid võis vallandada palju suurema kaubandussõja nende kahe tihedalt seotud majanduse vahel. Sest kui tollimaksud kord juba kasvama hakkavad, ei piirdu need harva ainult ühe tööstusharuga. Kaasaegsed Hiina elektriautod ei ole lihtsalt autod, millel on bensiinipaagi asemel aku. Need ei ole isegi mitte need kõrgtehnoloogilised arvutipõhised autod, mida tänapäeval toodavad sellised ettevõtted nagu Tesla. Iga Hiina elektriauto, mis liigub Euroopa tänavatel, on varustatud sellise tehnoloogia tasemega, et see on sisuliselt liikuv andmekeskus. Need kaardistavad ümbritseva maastiku ja loovad üksikasjaliku skeemi igast läbitud miilist. See kaart salvestatakse arvuti andmetesse tulevasteks sõitudeks. Aga keegi pole kindel, kas see jääbki sinna. Viimastel aastatel on küberturbeeksperdid hakanud üha enam huvi tundma ühendatud sõidukite telemeetri uurimise vastu. See ühendab reaalajas GPS-i, mootori statistika ja kasutajaandmete edastamise väidetavalt range küberturbe kaitse all.
Kuid kuigi neil seadmetel on kaitse häkkimise ja andmeleketega väliste allikate eest, ei ole keegi kindel, kas sama saab öelda ka sisemiste allikate kohta. President Xi on karmistanud Riigikontrolli strateegiliste tööstusharude üle, tagades, et igal ettevõttel on endiselt tihendad sidemed Hiina valitsusega. Need autod õpivad lääne infrastruktuuri kohta rohkem kui paljud inimesed, kes selle ümber elavad. Nende kohalolek Euroopa teedel kasvab veelgi, kuna odavad autod avaldavad suuremat mõju. Nad on jõudmas sinnamaani, et nad ei kontrolli mitte ainult turgu, vaid ka teid. Miks on Euroopa siis äkitselt nii otsustanud Hiina elektriautosid peatada? Eriti pärast seda, kui aastakümneid on suure osa ülemaailmsest tootmisest idasse allhanke korras viidud, samal ajal kui Euroopa enda tööstusbaas on aeglaselt nõrgenenud. Nüüd näeb Hiina võimalust ja Euroopa näeb ohtu. See teebki tariifide kehtestamise nii riskantseks. Neid kirjeldatakse sageli kui omamoodi suure panusega majandusliku hasartmängu. Kui üks pool hakkab tõkkeid tõstma, reageerib teine pool peaaegu alati. Hinnad tõusevad, tarneahelad pingulduvad ja mõlemad majandused kannatavad kahju, kuid EL ei tagane, sest tegelikult pole see üldse seotud autodega. Tariifid kiirendavad tõenäoliselt Euroopa autotootjate allakäiku ja jätavad tootjad ülevõtmistele avatuks. Kuid elektriautode sõda on tegelikult käimasoleva tarkvara suveräänsuse võitluse asendussõda. Hiina elektriautode sissevool ei lisa lihtsalt uut valikut Euroopa autoturule. See tuub Euroopa teedele miljoneid mobiilseid andmekeskusi ja need võivad potentsiaalselt edastada kogu Euroopa kohta käivaid skeeme üle mere tagasi emaettevõttesse. Ja majandusliku võitluse keskel peetakse elektriautode sõda suurema andmesõja asendussõjana, kuid võib-olla on juba liiga hilja. Euroopa tollimaksud on 20. sajandi relv 21. sajandi sihtmärgi vastu. Kui Euroopa ehitab müüre, et autosid eemal hoida ja oma tehaseid kaitsta, võib digitaalne troojahobune olla juba peaväravas sisse tulnud. See pole ainus valdkond, kus käib suure panusega pettus. Vaata, 12 USA teadlast on kadunud või surnud. Mis toimub? Et paljastada teadusmaailma suurima mõistatuse tume tõde või vaata hoopis seda videot.